Tere tulemast tagasi! Ma loodan, et kõik on nüüd jõudnud siia ühisesse ruumi. Hetk tagasi oli meid siin 80, ma siin pluss-miinus see kõik kõigub ja loodan, et kõik, kes soovisid, on leidnud siia tee. Oleme natuke siis siin juba 5 minutit väärtuslikku aega raisanud. Minu ülesanne on siis kuidagi need mentorid siia teie ette tuua, et nad annaksid aru ka, et kui te olite ühes toas, tegelikult võib-olla oleks tahtnud ka olla teises toas, siis saate põgus ülevaate, mis seal toimus. Ja ilma, et ma siin tegelikult selle sooja juttu siin ajaksin, ma tegelikult kutsuksingi Priit Pääsukese Veriffist, kes oli meil esimeses töötoas ja räägib siis Kubernetese ABC töötoa kokkuvõtte, et palun, sul on 5 minutit, anna siis rahvale ülevaade. 3 tunni jooksul tänu Martin Voolule Entigost läbiti päris, kuidas öelda, sprinditempos, 10-kilomeetrine distants, kui jooksuga võrrelda. Ja jõudsid inimesed teha oma esimesed sammud Kuberneteses, et tekitada oma esimesed poodid, meil tekkisid isegi elavad diskussioonid, et kuidas kõik seda ingliskeelset terminoloogiat eesti keelde viia. Kõik on teretulnud. Pärast seda vaatasime üle, kuidas need poodid teenusteks luua, kuidas teenused omavahel kettaid jagavad, jõudsime saladuste ja konfiguratsioonide halduseni ja viimane jupp sellest suhteliselt infotihedast päevast jäi veel kodus lahendada, milleks on teenuste inglise keeles liveness ja readiness, eesti keeli siis, kuidas öelda, elusolek ja valmisolek teenimiseks. Mulje on positiivne, et nii suur huvi on Kubernetese vastu inimestel. See on siis... Põrkan natuke siit kaadri kõrvalt ka, et kuna teie see grupp oli kõige populaarsem, et kuidas seda üldse läbi viia oli, et kuidas sa ise tunnetad, et kas sellisel kujul nende töötubade tegemisel on mingi point, et me ei saa kuskil konverentsikeskuses kokku või arvutiklassis, et teemegi seda sellisel kujul virtuaalselt, et kuidas sa ise hindad või mis hinde sa sellele annaksid? Kas teeksid uuesti või pigem ei teeks? Teeksin kindlasti uuesti. Ta on teistmoodi võrreldes arvutiklassiga, et ei saa kätt püsti tõsta ja õpetaja ei saa tulla selja taha ja vaadata, et mis nüüd nagu konkreetselt valesti läks ja välja aidata, et pigem nagu virtuaalis ikka nagu rõhutakse inimese enda initsiatiivile, et kui ma ei küsi ja kui ma ei näita, et mul on probleem, siis ma ka abi ei saa, aga esialgse hirmud saime üle ja see 50 inimese töötuba sai tehtud, et umbes 2/3 isegi märkisid, et nad said ülesanded ära lahendatud. Päris hea protsent, jah. Kas kui kellegi jäi nüüd midagi kripeldama hingele, kas annad siin niimoodi kaamera ees ka loa, et võib sulle kirjutada ja küsida? Jaa, kindlasti, et ma arvan, et kõik instruktorid on internetis üles leitavad, siis LinkedInid ja teised suhtluskanalid, et me vastame meeleldi ja jagame oma teadmisi. Ja kuna see on avalikul sektoril rohkem siin suunatud, siis mis sa ise arvad, et minu hinnang on see, et tegelikult me täna kasutame suhteliselt vähe ikkagi Kubernetese riigis üldse, et kas seda peaks rohkem kasutama? Mis su erasektori vaade selle asjal on, et riigile soovitus? Vaade erasektorile on, et kui me kasutame sarnaseid platvorme, siis on avatud 2 asja, et on avatud tööturg, et inimesed saavad ise liikuda kasutades, jäädes sama platvormi kasutama, või siis teine võimalus on, et konsultatsiooni ja aitamisteenuste turg on ka, et kui, jah. Aga kui tugevaks ise Eestis seda community't pead, nagu seda Kubernetese poolt just ja konteinerite poolt, et
on meil nagu riigis kõik hästi või no ma mõtlen nagu riiki, erasektor pluss avalik sektor? Ma arvan, et seis on rahuldav, et eestlastele omaselt me nagu hoiame natukene eraldi igaüks teeb kuskil oma nurgas, aga selles mõttes, et kui on vajadus ja probleemid, siis me aitame teineteist. Aga väga hea, aitäh sulle suure töö eest ja ma loodan, et kõik said siis oma esimesed kogemused kätte, nagu kuulsite, siis 2/3 isegi jõudsid eesmärgini, nii et kiitus teile selle eest. Aga minnes edasi, järgmine töötuba CI/CD ja Martin Õunap, mul on taas au paluda lavale, väike rockstar meil siin kogu aeg käib laval, et anna ka sina siis kiire ülevaadet, mis tegite, mis õnnestus, mis ei õnnestunud? Et esmalt ma peaksin ütlema suur aitäh Mart Järvile, et tema oli see, kes selle hea ülesande kokku pani meile ja juhendid selle jaoks. Ja ülesanne oligi natukene sellise fookusega, et need, kellel on ennem juba töövoogudega kogemus olemas, nad saavad selle suhteliselt kiiresti läbi käidud. Ja me suunasime ka nemad vahepeal siis ABC-sse üle, et sealt võis ka ABC-sse natukene juurde tulla. Aga need, kellel ennem ei ole nagu GitLabi ja töövoogudega kokkupuudet, said juba selle esimese tunnetuse kätte. Ja nii palju, kui ma vaatasin, siis mulle ei jäänud silma, et keegi oleks väga ette jäänud. Küsimusi tuli, küsimused olid pigem nagu seal vahepeal oli meil Kubernetesega natuke probleeme, saime selle ka ilusasti ära lahendatud. Selliseid tööülesannete kohta küsimusi väga ei tulnud, et mõtlengi, et Mart tõesti väga hästi oli selle asja ette valmistanud, ära teinud. Mis ma nägin, oli see, et huvi on olemas, inimesed saavad aru, mõtlevad kaasa. Võib-olla jah, et järgmine kord, kui me midagi sellist teeme, me võime natuke mõelda selliseid lisaboonusülesandeid juurde, et meile kui mentoritele, kui me näeme, et hakkab rahval minema natuke igavamaks, me saame natukene enda siis seda töötuba laiemaks teha. Ja nagu saigi, et juba hakkas ka innovaatilisust välja tulema, et osadel tuli pakkumised, mismoodi seda töövoogu juba paremaks teha. Et see, et näitas seda, et see ülesanne oli edukas. Et kui inimene juba mõtles kaasa, andis tagasi sidet meile, et me võiksime seal teha juba need muudatused, et see asi saaks veel natuke paremaks, siis ma ütleks, et me saime Mardiga oma ülesandega hakkama ja päris rahuldavalt. Väga hea. Rõõm kuulda. Teeme siis, kuna sina olid siin live-keskkonna julge katsetaja, siis ma teen sinuga ühe katse ka, et kõik, kes meil siis praegu kuulavad, kahjuks paistab prožektori silma, ma ei näe, palju teid seal on, aga ilmselt on teid väga palju, et tubli. Teeme sellise testi, et kui keegi julgeb või tahab midagi küsida, siis seal peaks olema üks nupp, et raise your hand või tõsta käsi. Et kui te seda vajutate, siis teile saab sõna anda. Keegi võiks isegi kas või testi mõttes küsida, siis me saaksime teada, et see kõik töötab hästi. Julgustan. Mul auhinda kahjuks pole anda, aga julgustan ikkagi. Ja ma jaksan oodata küll, et las paus kannab. Kuigi ma ei tea, kus ma selle järelduse teen, et kas A, keegi ei taha küsida või B, midagi nägin, midagi sinna alla tekkis. Aga me peaksime siin ka kuulma, kui on kedagi, aga ma praegu ei suuda, ei ole kedagi, jah. Oot, näed, mingi... 1, 2, 3, see on test, kas mind on kuulda? Nii, keegi rääkis midagi? Kas on kedagi? 1, 2, 3, see on test, kas mind on kuulda? Nii, on. Minu poolt au ja kiitus sulle julguse eest, aga me kuuleme sind. Palun, küsi oma küsimus. Just, et see oleks võib-olla mitte otseselt Kubernetesega, aga XT-ga seotud küsimus. Et ma vahepeal sain teada, et meil on olemas XT-le konkurent, selleks on UXP, see on siis selline Universal Exchange Platform, mis on loodud XT autori poolt ja praegu arendatakse Kubernetikas. Ja siis ma suhtlesin natukene temaga
ja küsisin, et miks on see UXP olemas, et meil on olemas XD küll, et võiks ju seda kasutada. Ja sain sellise vastuse, et riigi rahade eest ei ole võimalik seda XD-d korralikult arendada ja sellepärast oli siis selline konkurent loodud. Ja siit tuleb mul selline küsimus, et kas on plaanis midagi parandada XD finantseerimises selliselt, et ei tekiks fragmentatsiooni? Ma nüüd ei ole, ma tohin vastata ainult enda seisukoha pealt siin, et ma ei saa siin vastata riigi seisukoha pealt, et mina isiklikult näen, et tõesti siin on asju natuke paremaks teha. Ma ei näe isiklikult siin vajadust, et sellel projektil nagu oleks kõrvaljumet. Et kui me täna vaatame XD projekti, siis tegelikult XD on täiesti GitHubis kättesaadav vabavaraline projekt ja igaüks, kes meist tahab, on võimalik sinna kaasa lüüa ja on võimalik seda laiendada. Nüüd ongi küsimus minu jaoks pigem nagu siin võib-olla eesmärkideks, et miks see kõrvalprojekt loodi ja mis seal taga veel on, et seal võib olla mingid ärilised eesmärgid, asjad, miks see käima on läinud. Ja samuti võib ka siin olla ajalooline põhjus, et võib-olla mingi aeg, kui see projekt käima pandi, ei olnud kõik XD komponendid veel nii vabalt kättesaadavad. Aga mina täna hoiaksin ise seda suunda, et kõik, mis ma riigi rahades teen, selle ma katsun võimalikult kergelt avalikustada ja kättesaadavaks teha ka avalikkusele ja täna me riigis alles tegelikult saame esimesi kogemusi sellise open source projektidega, kuidas nagu liikuda edasi ja kuidas anda avalikkusel võimalus ka panustada meie projektidesse. Et ütleme, kui me oleme ühe projekti koodi avalikustanud, me tahame, et avalikkus või erasektor ka sinna kaasa lööb, siis meil täna ei ole head sellist protsessi, kuidas me niimoodi arendame neid projekte, et open source maailmas ja erasektoris on juba need kogemused käes, riigis me alles õpime seda. Ja ma arvan, et siin lähiaastate jooksul see asi läheb kindlasti nõksa paremaks. No, omalt poolt veel lisaks nii palju, et tegelikult on loodud selline organisatsioon nagu NIIS, kuhu kuulub siis nii Eesti kui Soome pool ja nemad tegelevadki selle XD arenduse poolega ka ja neil on seal päris pikk pipeline, mida nad kogu aeg analüüsivad, mis prioriteedid tõstavad, tegelevad uue versiooniga. Ja ma tean, et ma detailidega küll lõpuni ise kursis ei ole, aga ma tean, et nad seda tööd kogu aeg teevad ja ma loodan, et seal need uued versioonid arvestavad ka neid asju, mida me riigis siis soovime ellu rakendada. Aga kas meil on veel mõni küsimus? Tegelikult mul jubedalt meeldis see küsimus, ma lõpuks näen, et seal teisel pool ekraan on ka veel, kuigi mentorid on seda kõike juba kogenud, minu jaoks on see praegu töötuba, et ma kuulen ka teisi, et kas meil on, kas keegi saab mul sealt poolt noogutada, kas on praegu kedagi? Kui ei ole, siis ei ole praegu. Siis aitäh sulle, Martin, suure töö eest ja võtame meie 3. töötoa, kus oli siis teemaks serverless ja Sander oli seal siis üks mentoritest. Ta peaks lülituma meil nüüd siin, kui meil 2 mentorit olid koha peal, siis tema peaks nüüd üle interneti tulema. Kas me saame kuidagi Sandri pilti? Nii, olemas. Mina vähemalt pilti näen. Ma loodan, et on ka heli olemas. Igatahes, Sander, kui sa mind kuuled, siis minu vaatest sa võid rääkima hakata. Ma loodan, et mind on kuulda ka, et eks ma siis räägin. Et siis tõesti, minu töötuba oli serverlessi teemaline. Rääkisin põhiliselt just sissejuhatavalt serverlessi, et mis see on, kuidas seda kasutada, miks seda kasutada. Õppisime, kuidas teha oma funktsioone serverlessis, kuidas neid klastrisse üles laadida, kuidas neid käivitada. Ja vaatasime üle ka 2 sellist serverless teenuse pakkujat Kubernetese otsas. Ühe, mis sai valitud sellepärast, et ta on just hästi suur, lai ja keeruline ja teine, mis teeb kõiki neid asju palju kiiremini ja efektiivsemalt, et lihtsalt anda sellised polariseerivad vaatepunktid. Nagu erinevate demonstratsioonidega ikka, siis kõik ei läinud päris plaanipäraselt. Ei toiminud päris hästi see esimene suur lai serverlessi pakkuja nimega OpenFaas, et ta ei tahtnud väga meiega koostööd teha.
et teda tuli natukene mudida, enne kui ta meiega rääkima hakkas ja demonstreerisime ka ära siis teise pakkuja ehk Kubelessi ühe bugi. Aga muidu ma arvan, et läks see töötuba päris hästi, et sai erinevaid teemasid läbi võetud, sai arutatud, kuidas monoliitseid rakendusi konverteerida, kuidas tulevikus oma töövoogudesse seda serverlessi implementeerida. Nii, kui sa omalt poolt oled lõpetanud, siis kasutame ka sinu puhul seda võimalust, et kui kellelgi on küsimus kas sellest samast töötoast või mõnest muust töötoast, siis käsi püsti, nüüd on see võimalus. Üritan siin silmanurgast pingsalt ise jälgida, kas ma näen, et on meil küsijaid. Niikaua kui inimesed julgust kogulevad, ma lihtsalt räägin, et kui kellelgi tõesti jääb veel mingeid küsimusi, siis võib alati nagu meiliga ka saata ja üritame meilidel vastata ja kui ise ei oska, ei tea, siis küll me leiame need õiged inimesed. Et võib-olla mitte küsimus siis, aga oleks üks selline kommentaar mõtte veel. Et kas mind on kuulda? Jaa, on kuulda. Jah, just. Ütle oma nimi ka, siis on... Jah, et olen Svjatoslav, just. Ja mõte tekkis selle digikratti ideega, kus kõik riigi protsessid oleksid tehtud hästi mugavaks ja hästi automatiseerituks. Ja siis mõte, mis selle kohta tekkis, on see, et vahepeal oli meil kogemus, kus me viiruse tõttu pidime ära jätma lennud. Ja nüüd läksime lennufirma keskkonda internetis ja kogemata sai edasi-tagasi lennu asemel katkestatud ainult edasilend. Ja tagasilend ununes ära. Nüüd pärast seda ei olnud võimalik enam tagasilendu katkestada, kasutades iseteenindusportaali. Helistasime siis telefoni teel firma teenindusse, võttis toru robot ja pidi läbi käima mingi 5 või 6 elemendi sügavuse menüü. Et kui teil on küsimusi lepinguga, vajutage sinna, kui teil on küsimusi sellega, vajutage number 2, vajutage number 3, number 4. Ehk siis pidi sellise pika menüü läbi käima ja lõpuks leidsime siis sellise koha, et kui te soovite muuta enda lennupileteid ja katkestada, siis minge veebi ja seal saate ise teha. Ehk siis tekkis selline tsükkel, kus veebis polnud tegevus võimalik ja telefoni võttis mitte inimene, vaid robot, kes saatis veebi. Just. Ja siis see mõte, mis tekib, on see, et see on väga hea, kui meil on kõik asjad hästi mugavaks ja automaatseks tehtud, aga peaks alati rõhutama ka seda, et see inimene peaks olema lihtsasti kättesaadav, sest võib sattuda selliste protsesside otsa, mis on natukene sellised haruldasemad. Ma ei oska ise oma poolt lisada, on täitsa nõus, et kui on sellised protsessid, siis... Just. Et see on eraldi nagu väärtus, kui on olemas inimene, kellega sa saad suhelda. Aga aitäh selle tähelepaneku eest. Kas kellelgi on veel mõni küsimus? Viis, 4, 3, 2, 1. Selge. Aitäh sulle, tegelikult ma tahtsin ise küsida, vaadates sinu pilti, et ma näen sul selja taga seal joonised, kas see sündis töötoa ajal või... Kahjuks mitte. Okei, kas seal on midagi salajast ka kirjas või ei ole? Paar parooli nagu ikka. Mul siin kõrvad lehvitati, et võib-olla meil on üks küsija. Kui on, siis kas ta saab praegu... Küsimus oli, et mis olukorras on riigipilv serverless teenuste pakkumisel. Sander küll ei ole meil riigipilve esindaja. Ma ei tea, kas Sander tahab selle osas midagi öelda. Ilja ma võib-olla isest... Jaa, väga hea. Ma võib-olla kommenteeriks natuke. Serverlessis oli tegelikult sellele vastatud, et ise ennast riigipilv võib küll pakkuda platvormina serverlessi, aga kuna serverlessi platvorm on keerukas ja tegelikult ei ole mõtet seda hoida ainult siis, kui keegi tahab katsetada, siis meil ideaalis toodangu pakkumise jaoks oleks vaja partnerit, kes tahaks oma infosüsteemi raames hakata reaalselt selle lähenemist kasutama.
ma arvan, et kui selline partner leidub, siis me oleme igati nõus teenust sisse tooma. Selge, nii et kõigil, kellel huvi on, täna said hamba verele, siis käsi püsti ja hakkame pihta. Võimalused selleks on olemas. Aitäh, Sander!